Mõned dokumentaalfilmid avaldavad kohe sügavat mõju. Teistel juhtudel näeme seda mõju alles siis, kui vaatame aastaid hiljem tagasi ja näeme, kuidas asjad on vahepeal muutunud. Number 10. Fashion's Dirty Secrets oli dokumentaalfilm, mis avas paljude inimeste silmad sellele, kui kahjulik kiirmuut keskkonnale tegelikult on. Kuid isegi pärast saadet ilmunud artiklite tulva, kus räägiti sellest, kuidas inimesed kavatsevad oma ostuharjumusi muuta, teame nüüd, et olukord on ainult hullemaks läinud. Fashion's Dirty Secrets andis välja BBC 2018. aastal. See jälgis saatejuht Stacey Dooley, kui ta õppis tundma moetööstuse tootmise kahjulikke mõjusid. Paljud artiklid nii 2018. aastal kui ka täna, mis hoiatavad moetööstuse ohtude eest, räägivad plastkiududest ja mikroplastikutest. Nagu Dooley saates välja toob, on raske mitte teada plastiku kahjulikest mõjudest keskkonnale ja meie enda kehale. Kuid see dokumentaalfilm läheneb teemale teisiti. Kuna üha rohkem tarbijaid muutub plastkiudude suhtes ettevaatlikuks, on mõned kaubamärgid hakanud end reklaamima keskkonnasõbralikena, rõhutades oma riiete puuvillasisaldust. Kuid nagu see dokumentaalfilm näitab, ei pruugi ka see olla täielikult keskkonnasõbralik. Fashion's Dirty Secrets viib meid Kasahstani ja Arali mere jäänuste juurde. 1960-ndatel suunati jõed, mis toitsid sisemerd, puuvillapõldude kastmiseks kõrvale ning sellest ajast alates on meri hakanud kuivama. 2018. aastaks oli ala, kus Arali meri kunagi asus, suuresti muutunud kõrbeks. Arali meri on koht, kus on kõige lihtsam näha, kui kahjulik ja veemahukas on puuvilla kasvatamine. Dokumentaalfilmi järgi oli meres kunagi 100 000 kalu, mis andis tõuke tööstusele, mis toetas kohalikku kogukonda. Aga nüüd künnivad kaamelid seal, kus kunagi ujusid kalad. Kuid Arali meri ei ole ainus koht, mida puuvilla kasvatamine on kahjustanud. Ühe rõivaeseme jaoks vajaliku puuvilla kasvatamine võib võtta 1000 galloneid vett. Dokumentaalfilmis teavitab Dooley Ühendkuningriigi peatänaval ostlejaid, et nende üks kotitäis riideid nõudis kasvatamiseks sama palju vett, kui üks inimene joob 80 aasta jooksul. Fashion's Dirty Secrets näitab ka järgmise tootmisetapi tekitatud kahju. Dooley reisib Bangladeshi, kus ta viiakse paadisõidule mööda Satarimi jõge. Mitmed tekstiilivabrikud pumpavad jäätmeid jõkke, mis on mõned juhul kollane ja lilla. Loomade jäänused hõljuvad vee pinnal, kuna vees pole piisavalt hapnikku, et neid elus hoida. Veepruvi analüüs näitab kõrget raskmetallide ja teiste ohtlike kemikaalide sisaldust. Jõge allavoolu mängivad lapsed selles vees ja naised kasutavad seda riiete pesemiseks. Jõge kasutati ka põllukultuuride niisutamiseks. Pärast dokumentaalfilmi ütlesid paljud inimesed, et see muutis nende tarbimisharjumusi. Mõned moesektori inimesed rääkisid, kuidas nad kavatsevad oma töökohal muudatusi teha, samal ajal kui paljud tarbijad ütlesid, et see takistas neil järgmise riiete ostu tegemast. Kuid mõni aasta hiljem oli selge, et olukord tööstuses läks tegelikult hullemaks. Kirmo Asinda's Ultra Kirmood. Kui ilmus Fashion's Dirty Secrets, olid kiirmoe liidrid sellised ettevõtted nagu H&M ja Zara. Nad tuutsid igal nädalal uusi rõivakollektsioone, kus nende veebilehel oli 1000 rõivaeseneid. Nüüd on need ettevõtted asendunud sellistega nagu Shein, Temu ja Boohoo. Ekspertide sõnul on iganädalased rõivakollektsioonid nüüdseks muutunud mitu korda nädalas ilmuvaks. Uued riided ilmuvad iga päev ja veebilehtedel on saadaval 100 000 rõivaesemeid. Rõivad on nüüd disainitud nii, et neid kantakse vaid mõned korrad enne äraviskamist. Fashion's Dirty Secrets vaatamine on täna veelgi kõhedam, teades kui palju hullemaks asjad on läinud. 9. 1996. aasta juunis ilmus dokumentaalfilm, mis kirjeldas, kuidas üks suurimaid pangandusskandaale seni aset leidis. £830 million. Nick Leeson and The Fall of the House of Barings oli režissöör Adam Curtis loodud ning ilmus vaid aasta pärast kriisi, mida see kujutab. Nick Leeson oli pankur ja kaupleja, kes alustas tööd Barings Bankis 1989. aastal. Tal olid suured ambitsioonid ja ta soovis elus läbi lüüa. Eriti soovis ta töötada futuuride ja optsioonide turul ning Baringi pank andis talle selleks võimaluse. Barings oli Ühendkuningriigi vanin kaubanduspank, asutatud 1762 aastal.
1992 aastal avas Beringi pank futuuride ja optsioonide kontori Singapuris ning Leeson määrati selle tegevuse peadirektoriks. Ei läinud kaua aega, kui Leeson hakkas tegema spekulatiivseid tehinguid, palustades sellele, et ühe tööstusharu aktsiate hind tõuseb. See polnud lubatud, kuid tehingud tõid Beringile tohutud kasumid ning tegevus jätkus. Intervjuude kaudu Leesoni ja teiste Beringi pankuritega selgitatakse vaatajatele järgmise 3 aasta lugu. Penga arvates teenis Leeson Singapuris tohutud kasumid. Ükskõik mis turul juhtus, Leeson teenis raha. Tõde oli see, et peaaegu kogu kasum oli väljamõeldis. Leeson hakkas valetama, et katta ühe alluva väikest viga, kuid kui ta mõistis, et pääses sellest puhtalt, hakkas ta turul järjest rohkem raha panustama ja varjas kõik kahjumid ettevõtte eest. Aja jooksul kasvas see konto nii suureks, et Leeson varjas seal 100 000 kahjumeid. See sai läbi 1995 aasta jaanuaris. 11 jaanuaril tegi Leeson ostu, mis oleks pidanud olema tühine. See oli Singapuri ja Tokyo börsidel tehtud optsioonistrateegia, mis panustas turu stabiilsusele. Nii kaua, kui kummalgi börsil ei toimunud üleöö olulisi liikumisi, teeniks ta raha. Aga 17 jaanuari varahommikul tabas Kobet maavärin. Maavärin laastas Kobe piirkonda, põhjustades suure inimkaotuse. Aktsiaturud kukkusid kokku ja Leeson oli kaotanud rohkem raha kui kunagi varem. Ta üritas seda varjata, kuid seda polnud võimalik peita. 23. veebruaril jättis ta kirja, millel seisis "Vabandan" ja põgenes siis Singapurist. Ta leiti Saksamaalt, kus ta arreteeriti ja saadeti tagasi Singapuri kohtu alla. Uudis katastroofist levis, mis põhjustas Barings Bankile veelgi suuremaid kaotusi. Need kaotused ulatusid 830 miljoni naelani ja institutsiooni päästmiseks polnud enam võimalust. ING ostis selle vaid 1 miljoni naela eest. Leeson mõisteti 6,5 aastaks vangi. Dokumentaalfilmi ajal intervjueeriti teda vanglast, kus ta tundus oma vigade suhtes aus olevat. Siiski ei näidanud ta mingit kahetsust ja oli hämmastunud, et tal oli nii kaua õnnestunud sellest pääseda. Ta tõi välja, et kuigi tema käitus vastutustundetult, ei andnud keegi neist, kes oleks pidanud häirekella lööma, kunagi märku. Ta kändis vanglas vaid 4 aastat, enne kui ta hea käitumise eest vabastati. Sellest ajast peale on ta elanud mugavat elu Iirimaal ning on isegi esinenud meedias telesaadetes nagu Kuulsuste õpipoiss ja Suur vend. Teads, kui vähe katastroofi eest vastutavad inimesed tegelikult karistada said. Samal ajal, kui lugematu arv inimesi kaotas elu, muudab see dokumentaalfilmi 30 aastat hiljem veelgi häirivamaks. 8. kohal. The Ambassador on vastuoluline Taani dokumentaalfilm, mis ilmus 2012 aastal ja paljastab korruptsiooni Kesk-Aafrika Vabariigis ja Libeerias. Film tõi Libeerias kaasa kohtuasja, kuid paljud esile toodud probleemid on tänaseni jätkuvalt aktuaalsed. Filmi autor Mads Brügger oli juba endale nime teinud vastuolulise 2009. aasta dokumentaalfilmiga Punane kabel. Selles filmis teeskles ta Taani kommunistliku komöödiatrupi juhti, kes reisis Põhja-Koreasse, et osaleda kultuurivahetuses. Filmi tegelik eesmärk on näidata, milline on elu erakriigis. Brügger uskus, et ta peab filmiga The Ambassador sammu võrra kaugemale minema. Osa kriitikast, mis ümbritses Punast kabelit, seisnes selles, et kogu filmi eeldus, esinejate grupi sõit Põhja-Koreasse, oli Brüggeri enda poolt korraldatud. See polnud autentne. Nii et filmis suursaadik tegutses ta varjatud valdkonnas, mis toimis ka ilma tema panuseta. Brügger sai teada, et mõned Aafrika riigid müüsid diplomaatilisi ametikohti välismaistele ärimeestele. Need olid ametlikud ametikohad, kuigi ei eeldatud, et uued diplomaadid tegelikult diplomaatilist tööd teeksid. Ta vahendas ametikohti läbi ühe lääne veebilehe ning pärast $150,000 maksmist sai temast uusim Libeeria diplomaat Kesk-Aafrika Vabariigis. Dokumentaalfilm ei olnud siiski ainult sellest, kuidas Brüggersist sai diplomaat. Kuigi see oli iseenesest vastuoluline, läks Brüggers veelgi kaugemale, näidates, millega üks petturlik diplomaat võiks Kesk-Aafrika Vabariigis hakkama saada. Brüggersi pettusel oli 2 kihti. Tema mängitud rolli järgi oli tema ametlik legend see, et ta oli ärimees, kes soovis avada Kesk-Aafrika Vabariigis tikuvabriku. Aga tema tegelik eesmärk oli sama, mis lugematutel teistel inimestel, kes olid sellesse piirkonda tulnud. Smugeldada teemante riigist välja.
Mis teeb diplomaadi ainulaadselt võimeliseks neid teemante riigist välja tooma, on diplomaatiline pagas, mis on tollikontrollist vabastatud. Kuigi Brugger väitis, et ta tegelikult ei smugeldanud ühtegi teemanti, on filmis selgelt näha, et temad oodati seda. Kogu dokumentaalfilmi vältel kohtub Brugger kõrgetasemeliste valitsusametnikega, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigi riigisekretäri Guy-Jean Le Foll Yamandiga. Yamandist saab filmis silmapaistev tegelane, mis muudab veelgi häirivamaks selle, et teda rinnati ja ta kaotas oma elu vahetult pärast filmimist. Isegi enne seda avaldamist oli The Ambassador vastuoluline. Ärimees, kes oli Bruggerile diplomaatilise tiitli vahendanud, püüdis takistada selle näitamist rahvusvahelisel filmifestivalil. See katse ebaõnnestus, kuid see ei takistanud teda kuulutamast, et ta kavatseb Bruggeri vastu kohtusse minna. Kui Brugger Uus-Meremaal filmi reklaamis teatas Liberia, et kavatseb tema vastu kohtusse minna ning Brugger tunnistas, et oli Liberias seadust rikkunud. Kuid filmis oli selgelt näha, et valitsusametnikud olid kaasosalised tema diplomaadiks tegemisel. Ta tundis, et ainult selle korruptsiooni paljastamise tõttu üldse keegi hooliski. Mis teeb filmi The Ambassador nii häirivaks, ei ole mitte see, millega Brugger filmis hakkama sai, vaid hoopis see, et teised halva kavatsusega inimesed tegid seda kinniste uste taga. Pärast filmi ilmumist on Liberia valitsus väitnud, et nad on asunud võltsdiplomaatidega tõsisemalt tegelema. Kuid isegi veel 2022 aastal on olnud juhtumeid, kus välisärimeestel on leitud diplomaatilisi passe, mida neil ei tohiks olla. Selle aasta aprillis otsisid USA võimud läbi Sheikh Basiro Kanti kodu ja leidsid sealt nii Liberia diplomaatilise passi kui ka mitmete teiste riikide passe. Number 7. 1979 aasta oli New Yorgi Bronxi linnaosas erakordselt raske aeg. Viimase kümnendi jooksul oli lugematul hulgal hooneid süütamiste tõttu maha põlenud ja nüüd olid need lihtsalt maha jäetud kestad. Mõne aasta pärast muutuksid narkootikumid selle linnaosa jaoks suureks probleemiks, muutes seal elavate inimeste elu veelgi raskemaks. Just sel hetkel otsustas Gary Weiss külastada Bronxi linnaosa, et teha NBC jaoks dokumentaalfilm. 80 Blocks from Tiffany's oleks olnud liiga vastuoluline, et seda eetrisse lasta ja dokumentaalfilm vajus kiiresti unustusse. Kuid viimasel ajal on sellest saanud kultusklassika, mida vaadatakse kui pilku tagasi huvitavale ajale Ameerika ajaloos. Dokumentaalfilm keskendub 2 tänavagängi, Savage Skulls ja Savage Nomads liikmete eludele. Gängi liikmetega tehakse intervjuusid, mõnega üksinda ja mõnega koos nende sõpradega. Ka politsei, kogukonna aktivistid ja endised gängi liikmed räägivad kaamerasse. Intervjuud on põimitud nende inimeste igapäevaelu stseenidega, sealhulgas dokumentaalfilmi lõpus toimuva tänavapeoga ja toime pandud kuritegude taaslavastustega. Weiss sai inspiratsiooni dokumentaalfilmi tegemiseks pärast seda, kui ta luges Esquire'ist artiklit gängitegevuse kohta. Vägivaldsed kuriteod olid sagenemas ja artikkel kirjeldas üksikasjalikult mõningaid öövastavamaid tegusid, mida jõuguliikmed olid toime pannud. Ühtegi neist tegudest dokumentaalfilmis tegelikult ei kujutata, kuid jõuguliikmed ja teised Bronxi elanikud räägivad mõnest öövastavast asjast, mida nad on näinud. Dokumentaalfilmi alguses kirjeldab üks klubi omanik aega, mil tänaval puhkes kaklus. Olukorda kirjeldades räägitab vanadest meestest, kes mängivad tuuminot ja lastest, kes hüppenööriga hüppavad. 2 meest jooksevad tänavale ja tulistavad üksteise pihta relvadest. Lapsed lõpetasid mängimise, et vaadata, ja vanad mehed jätkasid oma mängu. Keegi ei jooksnud minema, sest selline vaatepilt oli liiga tavaline, et neid ehmatada. Teine intervjueeritav kirjeldab kõiki relvatüüpe, mida ta tänavatel on näinud. Kui seda kaameral ei näe, mõjutab vägivald, millega filmitud inimesed elavad, kõike, mida näha on. Dokumentaalfilm pidi eetrisse jõudma NBC's ühel neist aegadest, kui SNL oli pausil, kuid telekanal otsustas, et see on liiga vastuoluline, et seda näidata. Seda näidati filmifestivalidel ja seejärel anti piiratud koguses välja VHS-il. Kuid viimastel aastatel on dokumentaalfilm saavutanud kultusliku järgijaskonna. Niis teeb filmi 80 Blocks from Tiffany's nii intrigeerivaks on ajastu. See loodi just siis, kui hip-hop hakkas esile kerkima. Paljud tänapäeva hip-hopi fännid suudavad dokumentaalfilmis nähtud muusikas ära tunda mõjutusi. Tegurid, mis viisid need mehed neid kuritegusid toime panema, viisid ka selle muusika sünnini, mida tol ajal loodi. Number 6.
1935 aastal lasti Austraaliasse väikestes kogustes lahti rookärnkonnad, et võidelda ühe põllumajandusliku kahjuri vastu. Sellest ajast alates on konnade arv mandril hüppeliselt kasvanud ning neist on saanud üks parimaid näiteid sellest, kui palju kahju võib invasiivne liik põhjustada. Kuid 1988 aastal lootis filmitegija Mark Lewis näidata selle looma teist külge ja lõpetada vihkamise. Enne 1935 aastat oli Austraalias suhkruroo kasvatajate jaoks üks suurimaid probleeme hall selg suhkruroomardikas, mis oli põllukultuuridele kahjulik. Otsides võimalust probleemi lahendamiseks sattusid teadlased 1932 aastal koostatud teadustööle loomast, kes on pärit Lõuna- ja Kesk-Ameerikast. Suhkruroo käärinkon oli Puerto Ricos kasutusel kahjurite, näiteks suhkruroogu söövate putukate tõrjeks ning teadustöö soovitas nende kasutamist ka mujal. Riiki toodi 102 käärinkonna, kuid see arv kasvas kiiresti. Emascoon võis muneda tuhandeid mune aastas ning palju rohkem neist jõudis täiskasvanu ikka kui Lõuna-Ameerikas. Täiskasvanud kärnkon võis eritada mürki, mis tegi nad Austraalia kohalikele kiskjatele äärmiselt ohtlikuks, kellel puudusid nende vastu loomulikud kaitsevahendid. Kärnkonnad sõid ka kõike, mis oli piisavalt väike, et suhu mahtuda, sealhulgas väikseid imetajaid nagu linnud ja teisi kahepaikseid. Üks asi, mida nad ei söönud, oli suhkruroomardikas, sest nende kahe looma elutsüklid tähendasid, et nad ei puutunud looduses eriti kokku. Katse ei olnud mitte ainult kahjuritõrjes läbikukkumine, vaid tõi kaasa ka uue kahjuri, mis oli kohaliku looduse jaoks äärmiselt kahjulik. Mark Lewis documental film Cane Toads and Unnatural History jutustab loo sellest, kuidas suhkruroo kärnkon Austraaliasse jõudis ja kuidas ta kohaliku loodusega võrreldes konkurentsis edukaks osutus. Filmi üldine toon on koomiline, sisaldades taas lavastusi austraallaste suhtlemisest kärnkonnadega. Ühes stseenis ehmatab mees pärast duši alt tulekut kärnkonnade peale. Kärnkonnal on Austraalia loodusele endiselt vastuoluline mõju, kuid on ebatõenäoline, et see niipea kuhugi kaob. Number 50. Aastatel 1956 kuni 1958 tegi filmitegija Frank Capra 4 hariduslikku telefilmi ATT korporatsioonile. Need olid loodud selleks, et õpetada peredele olulisi teaduslikke mõisteid nagu päike ja vereringesüsteem. 4 neist filmidest keskenduti ilmale ning see ei saanud nii head vastuvõttu kui varasemad projektid. Kuid film on pärvinud kaasaegsema publiku tähelepanu tänu väikesele lõigule filmi lõpus. Film Vabastatud jumalanna keskendub doktor Researchile ja härra ilukirjanikule, kui nad selgitavad, kuidas erinevad ilmastikunähtused tekivad. Filmi alguses harjutavad need 2 ilma saate jaoks, kui neid segab Meteora, multifilmi tegelane, kes peaks olema ilmajumalanna. Talle lisanduvad teised multifilmi jumalad, kes esindavad sademeteid, tuult ja pilvi. Dr. Research selgitab, kuidas iga ilmastikunähtust ei põhjusta mingi müstiline olend, vaid need on üldiselt põhjustatud päikese poolt. Coriolis'e efektist ja õhuvooludest räägitakse üksikasjalikult teiste multifilmi tegelaste abil, kellega 2 mängufilmi tegelast suhtlevad. Tornaadosid, orkaane ja äikesetorme selgitatakse samuti. Kui iga ilmastikunähtus on selgitatud, keskendutakse sellele, kuidas ilma ennustatakse. Peategelased selgitavad, mida ilmakaardid tähendavad ja kuidas teadlased koguvad teavet nende koostamiseks ning seejärel ennustavad, mis tulevikus juhtuma hakkab. Osa filmi infost on üle 70 aasta hiljem aegunud. Näiteks ütleb doktor Reeser ühel hetkel, et nad ei tea, miks orkaanid tekivad alati ekvaatorist 15 kraadi raadiuses. Nüüd teame, et soe vesi on orkaanide tekkeks ülioluline. Aga see pole ainus asi, mis muudab selle filmi tänapäeva vaataja jaoks huvitavaks. Dokumentaalfilmi lõpus küsib Meteora, kas teadlased on leidnud viisi, kuidas ilma kontrollida ja tema vägivaldsemat loomust, näiteks orkaane, peatada. Dr. Research tunnistab, et nad pole seda suutnud, kuid iga päev tehakse uusi uuringuid. Üheks näiteks toob ta pilvede külvamise, mida on arendatud ka tänapäeval. Teine näide on naftapõlengute süütamine ookeanil, et muuta orkaanide teekonda. See kummaline ettepanek on tänapäeval suuresti katsetamata, kuid iga paari aasta tagant ilmub see idee taas meedias.
Pärast seda tuleb Mr. Fiction Writer välja mõnede võimalike ilmamuutustega, mille kohta tulevased teadlased võiksid küsimusi esitada. Näiteks golfi hoovuse muutmine või Hudsoni lahe soojendamine aatomiahjudega. Dr. Research selgitab, et need on ohtlikud küsimused, sest me ei tea, milline oleks nende muudatuste mõju. Ta selgitab, et inimesed näivad juba kliimat muutvat tahtmatult tsivilisatsiooni jäätmetoodete, näiteks süsihappegaasi kaudu. Seda teemat arutatakse filmi lõpus vaid mõne minuti jooksul ning sellega ei kaasne ühtegi graafikat, mida näeb teistes osades. Aga Dr. Research selgitab, et süsihappegaas aitab õhul päikeselt soojust neelata, mis soojendab atmosfääri ning see võib viia jääkatete sulamiseni ja katta suured lõunaosa Ameerika Ühendriikidest veega. Numberlay. 80ndatel ja 90ndate alguses oli maailm tehnoloogilise revolutsiooni lävel. Paljud meediaväljaanded püüdsid ennustada, milline näeb maailm välja 20–30 aasta pärast. Enamik neist ennustustest tunduvad võrreldes tegelikkusega naljakad. Aga oli üks niinimetatud fantaasiadokumentaal, mis jõudis hirmuäratavalt lähedale päriselule. 1990 aastal kuulsa ulmekirjaniku Douglas Adamsi poolt toodetud Hyperland uurib maailma, kus meedia on interaktiivne ja inimestel on kogu soovitud teave käeulatuses. Hyperland algab sellega, et Douglas Adams mängib iseenda versiooni, kes jääb teleri ees magama. Teller mängib edasi isegi siis, kui ta ärkab üles ja viskab seadme prügimäele. Adamsi peamine kaebus on, et teler räägib temaga ühepoolselt. Vaatajal puudub igasugune sisend selle kohta, mida ta vaatab. Prügimäel kohtub Adams salapärase isikuga nimega Tom Baker. Tom nimetab end Adamsi agendiks ja tutvustab kirjanikule kommunikatsiooni tulevikku. 1990 aastal eksisteeris interneti algeline vorm, kuid avalikkusele sai see kättesaadavaks alles mõne aasta pärast, sest üleilmse veebi leiutamine oli veel ees. Kuid infovõrgustikud muutusid üha tavalisemaks spetsialiseeritud asutustes ja ülikoolides. Nende võrkude aluseks oli hüpertekst, mis oli tekst või hiljem ka meedia, mida kuvati arvutiekraanil. Hüpertekste sai omavahel ühendada hüperlinkide abil. Hüperlingile vajutamine viis lugeja otse järgmise hüperteksti juurde. Tänapäeval võib see meenutada lihtsalt veebilehte või midagi Wikipedia sarnast. Kui Hyperland toodeti, oli see revolutsiooniline tehnoloogia, mis polnud veel enamikele inimestele kättesaadav. Kuigi Adams oli päriselus tehnoloogiaga hästi kursis ja varajane Apple'i arvutite kasutaja, mängib ta dokumentaalfilmis tavalise inimese rolli, keda Tom tutvustab hüpertekstide ja hüpermaa maailmaga. Tom näitab Adamsile ja vaatajale, kuidas saab infot kätte ning kuidas vaataja saab ise valida, kuhu ta järgmisena minna tahab. Hyperland ennustab maailma, kus kogu meelelahutus on interaktiivne ja vaataja otsustab ise, mida ta näha tahab. Arvestades, et see põhines tollal olemasoleval tehnoloogial, ei ole üllatav, et Hyperland jõudis paljudes aspektides reaalsusele üsna lähedale. Kuid mõned dokumentaalfilmi osad on 36 aastat hiljem veelgi köhedamad. Dokumentaalfilmi alguses küsib Adams, kuidas juhtus nii, et kui ta vaatas intervjuud ühe eksperdiga, ilmusid sinna juurde lingid teistele hüpertekstidele. Tom selgitab, et ta leidis uusi hüpertekste, mis võiksid Adamsile huvi pakkuda, lähtudes sellest, mida ta parajasti vaatas. See on tänapäevasele publikule väga tuttav asi. Kui Hyperland toodeti, olid hüperlingid midagi, mida inimene teadlikult kujundas. Nüüd, näiteks sotsiaalmeedias, teeb seda tööd algoritm, mis on loodud selleks, et hoida vaatajad sihilikult sellel konkreetsel veebilehel kaasatuna. Ei läinud kaua pärast Hyperland ilmumist, kui selle täpsust hakati märkama. 1999 aastal töötas Adams Radio 4 raadiosaatesarja kallal nimega The Internet, The Last 20th Century Battleground. Selles sarja käsitlevas loos märgiti, et Hyperland oli võrreldes tolleaegse internetiga märkimisväärselt täpne. 1999 aasta sarjas jätkas Adams selle tehnoloogia tuleviku ennustamist, uskudes, et internetil on potentsiaal inimkultuuri kiirendada. Kuid samas sarja käsitlevas artiklis hoiatavad teised interneti võimaliku kahjulikkuse eest. Veel üks ennustus, mis on täide läinud. 3. punkt. 2021 aastal andis Netflix välja dokumentaalfilmi Seaspiracy. Paljude inimeste jaoks muutis see nende suhtumist kalatööstusesse ja pani neid lubama kala oma toidulaua alt välja jätta.
aga teised kardavad, et see dokumentaalfilm võis teha rohkem kahju kui kasu. Kip Andersoni toodetud dokumentaalfilm jälgib režissöör Ali Tabrizi teekonda, kui ta õpib tundma kalatööstuse tumedamaid külgi ja seda, millist kahju see ookeanile teeb. Dokumentaalfilmi narratiiv räägib inimesest, kes püüab midagi muuta ja parandada oma harjumusi, et kaitsta ookeani. Tabrizi alustab arutelu ookeanis oleva plasti teemal ja püüab veenda mereandide restorane loobuma plastkõrtest. Seejärel saab ta teada, et enamik ookeanis olevast plastist ei ole mitte plastkõrred, vaid ära visatud kalavõrgud. See paneb Tabrizi küsima, miks mõned ookeani plasti teemaga tegelevad vabaühendused ei räägi kalavõrkudest ning näivad vihjavad, et kalatööstus varjab midagi. Dokumentaalfilming on vandenõulik iseloom. Alguses nähakse Tabrizit öösel kail ja kalatööstustes filmimas, kapuutsiga pusa seljas, hiljem kasutab ta peidetud kaamerat. Dokumentaalfilm küsib, miks valitud vabaühendused ei räägi teatud probleemidest ja vihjab, et toidule sertifikaatide andmisel on rahaline motiiv, mis muudab märgistused ebausaldusväärseks. Seaspiracy liigub ookeaniplastist vaalapüügini, ebaseadusliku kalapüügi ja kalatööstuses valitseva orjuseni. Kasvanduskalu mainitakse lühidalt võimaliku alternatiivina, kuid juhitakse tähelepanu ka nende poolt keskkonnale tekitatavale kahjule. 90-minutilise dokumentaalfilmi lõpuks jõuab Tabrizi järeldusele, et jätkusuutlikke tavasid mereandide valdkonnas ei eksisteeri. On vaid praktikad, mis võimaldavad mereandide tööstusel jätkuda. Peamine sõnum on see, et inimesed peaksid lõpetama mereandide söömise. Dokumentaalfilm oli tohutu edu, saades omal ajal üheks enim vaadatud dokumentaalfilmiks. Paljud olid innukad järgima dokumentaalfilmi sõnumid, kuid teised seadsid kahtluse alla filmis esitatud statistika ja faktid. Üks kõige jahmatavamaid statistilisi andmeid, mis esitleti, oli see, et maailma ookeanid muutuvad 2048 aastaks praktiliselt elutuks. See statistika pärines 2006 aasta teadustööst, mis kasutas andmeid, mis olid avaldamise ajaks juba 5 aastat vanad. Juba tol ajal oli selle teadustöö kriitikuid, kes arvasid, et järeldused olid andmetest kaugemale viidud. Uuringu juhtiv autor ise uskus isegi, et selle järeldusi ei tohiks tänapäeval enam kasutada. Teine väide oli, et 40% maailma kalasaagist on tegelikult kaaspüük. See tähendab, et püügilaevad püüavad loomi, kes ei ole nende sihtmärgiks. See statistika pärines 2009 aasta raportist, mille koostajad ise uskusid, et see on tõenäoliselt vale. Raportid on uuendatud ja see arv on muudetud 40%-lt 10%-le. Paljud eksperdid, keda dokumentaalfilmis intervjueeriti, olid selle esimesed kriitikud. Mõned MTÜ-de intervjueeritavad kurtsid, et neid oli valesti tõlgendatud ja nende kommentaarid olid kontekstist välja rebitud. Teised aga olid pettunud, kui said teada, et nad olid veendunud osalema projektis, mis tegelikult oli nende jaoks olulise tööstusharu vastu. Üks suurimaid muresid, mis inimestel dokumentaalfilmi suhtes oli see, et see võib tegelikult inimesi säästlikumatest kalapüügiviisidest eemale peretada. Dokumentaalfilmis esile tõstetud MTÜ keskendus delfiinisõbralikele kalapüügiviisidele. Polnud võimalik olla täiesti kindel, et nende kalapüügiviiside puhul ei saanud ükski delfiin viga, kuid need olid delfiinide populatsioonile siiski palju paremad kui teised meetodid. Kui MTÜ-de tööd eirata, võivad tarbijad jääda muljesse, et sertifitseeritud ja sertifitseerimata mereandid ei erine üksteisest ning nad valivad odavama variandi, isegi kui tegelikkuses on see keskkonnale kahjulikum. Teisel kohal 2020 aastal avaldas YouTube'i kanal Folding Ideas dokumentaalfilmi Lapiku maa vandenõuteooriast ja vandenõuteooriatest üldiselt. Vaid mõne kuu jooksul muutus see dokumentaalfilm tagantjärele vaadates veelgi kõhedamaks. In Search of a Flat Earth algab kui uurimus Lapiku maa vandenõuteooriast ja selgitab, miks on võimatu selle uskujaid tõest veenda. Dan Olsen on Canada documentalist, kes elab suhteliselt Make-Minnewanka järve läheda. See on pikk järv, kus on võimalik tõestada, et maa on tegelikult ümmargune. Olsen viib läbi katse kaameraga, langetades selle veepinnale väga lähedale ja näidates, kuidas kaugemal kaldal olevad puud kaovad horisondi taha maa kumeruse tõttu. Vaatamata sellele täiuslikule tõendile maa kumeruse kohta, tunnistab Olsen, et see ei ole piisav, et veenda lameda maa uskujaid. Ta selgitab seost selle kummalise vandenõuteooria ja teiste vahel, millel on ühine teema.
Mingid salapärased nemad varjavad tavaliste inimeste eest universumi tõelist olemust. Selle vandenõuteooria oluline osa ei ole mitte see, et maa on lame, vaid hoopis see, et avalikkuse eest varjatakse midagi suurt. Ja tõestades, et maa on lame, tõestataks ka nende uskumusi universumi teiste aspektide kohta. Olsen märgib, et see vandenõuteooria kogus populaarsust YouTube'is, kuid on viimasel ajal kõrvale tõrjutud. Inimesed, kes propageerivad lame maa vandenõuteooriat, tõmmatakse nüüd QAnoni vandenõusse. Dokumentaalfilmi teine pool teeb järsu pöörde QAnoni tõusu käsitlemisele ja taandab selle põhiteooria kõige lihtsamale kujule. QAnon väitis sisuliselt, et on olemas salajane, saatanat kummardav salaühing, mis tegelikult juhib maailma valitsusi. Aastate jooksul on sellesse lisatud palju teisi vandenõuteooriaid, sealhulgas teooriad laste röövimisest ja nende kasutamisest selleks, et kuulsused saaksid mingit elu pikendavat kemikaali. Aga nagu lame maa vandenõu puhul on detailid vähem tähtsad kui idee, et kusagil on mingi salapärane nemad, kes varjavad tõde selle kohta, kuidas maailm tegelikult toimib. Olsen selgitab selle teooria võlu. Inimesed, keda vandenõu kriidab, on mures sellepärast, kui keeruline on tänapäeva maailm ja lihtsam on uskuda, et on vaid üks jõud, mis teeb asjad nii halvaks, nagu need on, kui tunnistada, et see on paljude keeruliste ja põimunud probleemide tulemus. Kui selle jõu juhid vanglasse pannakse, võib maailm taas paremaks paigaks muutuda. Kuid nagu Olsen välja toob, on see loogika vigane ja nõuab vandenõu toetajate soovide elluviimiseks autoritaarset riiki. Dokumentaalfilm lõpeb hoiatusega. Dokumentaalfilmi tegemise ajal uskusid paljud QAnoni pooldajad, et neil on president, kes on nende poolel ja töötab selle nimel, et viia läbi nende soovitud massilised arreteerimised. Kuid QAnoni mõjutajad valmistusid tegutsema, kui see ei peaks juhtuma. QAnoni kultust võrreldakse maailmalõpu kultusega, mis püüab maailmalõppu esile kutsuda, kui asjad ei juhtu nende ajakava järgi. Esikohal. Super Size Me on üks 2000-ndate kuulsamaid dokumentaalfilme. 2004 aastal ilmunud filmis jälgiti looja Morgan Spurlocki, kes sõi terve kuu jooksul ainult McDonaldsi toitu. Spurlock väitis, et juba see üks kuu mõjus tema tervisele laastavalt ning dokumentaalfilm muutis paljude inimeste arusaama kiirtoidurestoranist. Aga tõde selle dokumentaalfilmi kohta oli palju keerulisem, kui see välja paistis. Super Size Me ilmus ajal, mil Ameerika Ühendriikides hakati alles rääkima rasvumisest ja ebatervislikust toidust. Spurlock uskus, et sellised ettevõtted nagu McDonald's on peamine põhjus, miks nii paljud inimesed on ülekaalulised, ja ta võrdles seda tööstust tubakatööstusega. Oma väite tõestamiseks viis ta läbi eksperimendi, mis sai dokumentaalfilmi põhiteemaks. 30 päeva jooksul pidi ta iga toidukorra ajal sööma ainult McDonaldsi toitu. Ta ei tohtinud tarbida muud toitu ega jooki ning pidi vähemalt korra proovima kõiki menüüs olevaid tooteid. Katse ajal oli McDonaldsil käimas kampaania, kus kliendid said oma eines suuremaks muuta vaid mõne lisadollari eest. Kasapidajad pakkusid seda kampaaniat tavalise tellimuse korral, et klienti lisamüügi poole suunata. Katse osana pidi Spurlock iga kord pakkumise vastu võtma, kui seda talle tehti. Katse käigus tarbis Spurlock keskmiselt umbes 5000 kalorit päevas, mis vastab 9,26 Big Maci burgerile. Tulemused ilmnesid peaaegu kohe, märgatav kaalutõus tekkis juba nädala jooksul. Juba mõne nädala pärast ütles tema arst talle, et ta lõpetaks katse. Aga Spurlock jõudis 30. päevani, kuid see näis olevat tema vaimsele ja füüsilisele tervisele tohutult mõjulud. Lisaks sellele, et ta võttis juurde üle 24 naela, teatas Spurlock meeleolu kõikumistest, depressioonist ja värinast. Kõige muret tekitavam oli kahju, mida see dieet näis tema maksale tekitavad. Tema arsti sõnul nägi tema maks välja nagu alkohoolikul. Spurlock väitis, et oli katse alguses heas tervises ega tarvitanud alkoholi. Dokumentaalfilm oli suur edu ja näis avaldavat McDonaldsile kohest mõju. Ettevõte eemaldas oma portsu suurendamise kampaania, kuigi väitis, et sellel polnud dokumentaalfilmiga mingit seost. McDonald's avaldas siiski artikli, mis kritiseeris Spurlocki dokumentaalfilmi lähtekohta. See väitis, et ei vaidle tulemustele vastu, kuid tõi ka välja, et Spurlock sõi 1 kuuga ära selle, mille tavatarbijad sööksid 6 aasta jooksul. 5000 kalori söömine ükskõik millisest toidust ilma igasuguse tõsise füüsilise tegevuseta tooks ilmselgelt kaasa kaalutõusu.
See ei selgitanud siiski halba vaimset tervist ega Spurlock maksa kahjustusi, välja arvatud see, et ta sõi selle kõik nii lühikese aja jooksul. Aastatel pärast eksperimenti püüdsid paljud toitumisteadlased seda korrata, kuid neil ei õnnestunud kunagi saada samu tulemusi nagu Spurlockil. Nad täheldasid küll kaalutõusu, kuid mitte sellisel määral nagu Spurlockil. Üheks teooriaks oli, et järsk suur muutus toitumises tähendas, et tema keha lihtsalt ei suutnud rasvaseid toite korralikult töödelda. Teine seletus tuli 2017 aastal, kui Spurlock tunnistas, et ta polnud viimase 30 aasta jooksul olnud kaine rohkem kui nädala järjest. See oleks hõlmanud ka Super Size Me eksperimendi perioodi. Isegi kui ta oleks dokumentaalfilmi tegemise ajal need 30 päeva alkoholist hoidunud, seletaks tema varasem alkoholi tarbimine tema maksakahjustusi. See oleks võinud samuti seletada selliseid tegureid nagu meeleolu kõikumised ja värinad, mida teised katsetajad ei suutnud korrata. Sõnum selle kohta, et peaksime mõtlema, mida oma kehasse paneme, on oluline. Kuid dieet ja terviseprobleemid, millega paljud inimesed täna silmitsi seisavad, ei ole nii lihtsad, nagu Super Size Me võib jätta mulje. Aitäh teile kõigile vaatamast! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.